Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna vaatame, kuidas koolielu portaalist õppematerjale otsida, lemmikuteks lisada ja neist kollektsioone teha. Õppematerjalid leiab õppevara alt ja kui ma selle lahti teen, siis mulle tuleb siin ainete loetelu ja ma võin siis ainete järgi neid asju otsima hakata. Klõpsan aine nimetusel. Ja kuna koolielus on kõik õppematerjalid vastavalt õppekavale ära jagatud, siis ma saan täpselt minna kooliastme kaupa. Et võtan 3. kooliaste näiteks. Ja siis parasjagu, mis teema mul on. Ja ma saan niimoodi siis liikuda täpselt selle teema juurde vastavalt mööda õppekava ja vaadata, millised materjalid on siis olemas. Nii, aga selleks, et nüüd üldse neid siis lemmikuteks lisada või neist kollektsioone teha, selleks on kõigepealt vaja sisse logida, sest niisama õppematerjale on võimalik ka otsida, aga parem on ju alati ära märkida, millised on head. Nii, ma login kooliellu sisse. Nii, ja võtan veel kord siis õppevara lahti. Et kujutame ette, et mul oleks nüüd vaja näiteks inglise keeles teha üks kollektsioon. Ma tahan korjata kokku kõik õppematerjalid, mis puudutavad siis inglise keeles aegade kasutamist. Nii, no proovime otsida. Et klõpsan inglise keele peale. Võtame 2. kooliaste. Nii, siis keeleteadmised. Ja no näete, leidsingi inglise keele ajavormid. Teeme kõigepealt lahti, tutvume sellega. Siin võib siis lugeda selle materjali kohta natukene. Siin on olemas link. Vaatame, kas ta sobib. Ahaa, selline materjal. Vaatan üle ja kui see materjal sobib, siis saan ta lisada oma lemmikutesse, lisalemmikutesse. Nii, ja kui ma võtan siit siis minu lemmikud lahti, siis on näha, et need inglise keele ajavormid siia jõudsid. Nüüd ma ütlesin, et ma tegelikult tahaksin teha kollektsiooni, see tähendab, et ma klõpsan nupul lisa kollektsiooni ja nüüd kas ma lisan ta mõnda, mis mul juba on, mul on siin tehtud kollektsioon kalad, aga ma panen siia tenses ja panen sulgudesse inglise keel. Loon täiesti uue kollektsiooni ja lisa. Nii, ja mulle öeldakse siis, kus see kollektsioon parasjagu asub ka. Nii, aga nüüd siis ma lähen veel kord õppevara alla ja vaatame, kuidas oleks veel võimalik otsida. Et ma läksin praegu ainekaupa, aga tegelikult, kui ma siia kirjutan tenses, siis tegelikult tuleb otsingust ka niisama välja neid asju, et ma võin igat moodi otsida. Ja siit ma võin neid tulemusi veel järjestada, et vaikimisi on nüüd kuupäeva järgi, aga ma võiks näiteks vaadata lemmikute järgi, et kui palju on lisatud lemmikuteks, siis järelikult on hea õppematerjal. Et näiteks see tundub siin, et seda on palju lemmikuteks lisatud. Järelikult on hea. Saan jälle vaadata, aga ma lisan ta praegu nüüd kollektsiooni ära. Tõsi küll nii vist ei tasuks, et ma üldse ei vaata, aga õppimise mõttes. Nii, ja nüüd ma juba lisan ta olemasolevasse kollektsiooni. Lisa ja olemas. Ja õppevara puhul kindlasti peaks ka rääkima veel sellest, et õppevara on siis võimalik ka niimoodi täpsustatud otsinguga otsida, et täpselt nende metaandmete järgi, et kui ma tean autorit või kui ma tean täpsemalt ainet või tahan mingit spetsiaalset litsentsi, siis selle abil on ka võimalik õppematerjali otsida. Aga ma usun, et te leiate kõik vajaliku üles.